Aga nüüd viimane presentatsioon. Triinu Veikmeri, Estonian Academy of Arts, Eesti Kunstiakadeemia. Professional background interior architecture. Triinu taust on sisearhitektuur ja keskendub pärandi säilitamisele ja samamoodi kodu sisustustele. Tema töötas siseriikliku uuringus EU Repair projektiga Euroopa kliimaalgatuse projekti raames. Triinu, kuidas sul läheb? Oled valmis? Technic will be ready soon. Nice. Tehnikud on valmis ja peale seda, kui me Tehnikaülikooli, tuleb nüüd Kunstiakadeemia. Hi everyone, I'm Triinu from Estonian Academy of Arts. Aitäh, mina olen siis Eesti Kunstiakadeemiast ja praegu töötan EU Repair projekti kallal koos oma kolleegi Triin Aidlaga. Ja täna tutvustan lühidalt ühte Eesti uuringut EU Repairi all ja me tutvustame siis ühte projekti, mille nimi on väärtuslik ehitatud keskkond. EU Repair on OIKI 2025 projekt. Töötab välja parimaid praktilisi, ülekantavaid meetodeid, mida saab kasutada igapäevasel hoonete ehitamisel ja parandamisel. Kliimamuutustega seoses tegeleb see projekt nii kohanemise kui kaitsega, tugevdades mõju, vastupidavust, niiskuse ja materjalide lagunemise vastu. Eesmärgid on parandada haldamist, nii et kultuuriväärtusi säilitatakse ja hooneid säilitatakse, vähendades süsiniku jalajälge ning kasutada ringmajandust, ringkasutust selle asemel, et lammutada. Meil on vaja kohalikke meeskondi selleks, et viia siis kohalikke väikesi remonte ja parandada madala süsiniku sisaldusega tegevusi ning luua vahendeid, mis võimaldaksid madala süsiniku mõjuga vahendeid kasutada tulevikus. See peab töötama omanike, professionaalide ja poliitikute jaoks. See uuring uurib, kuidas poliitika, haridus, finantseerimine, digitaalsed vahendid soodustavad remonti, ümberehitust ja nii ajaloolistel kui ka muinsuskaitselisi hooneid ja struktuure, mis on vanemad kui 50 aastat. Siin uuritakse seadusandlust, standarde ja praktikaid. Uuritakse huvirühmi ja erinevaid kaasuseid. Ja need keskenduvad 5 peamisele teemale. Remont ja renoveerimine, energiatõhus renoveerimine, taastuvad energiaallikad, ringmajandus ja kliimaga kohanemine. Kasutame ühtseid meetmeid ja kategooriaid kõikides partnerriikides, sellega tagates võrreldavuse ja lubab meil süsteemselt teha analüüse, mis on riikide ülese mõjuga. Selle Eesti uuringu põhiline osa oli siseriiklik uuring, mis tehti siis standardiseeritud online küsimustega ja tulemusi on võimalik võrrelda ka teiste riikidega. Küsitleti põhilisi huvirühmi, Eesti professionaalid, residente ja hooldajaid, kes elavad väärtuslikes hoonetes ja vastused tõid välja korduvaid teemasid, nagu näiteks vähesed koolitusvõimalused remondimeetodites või parandusmeetodites, raske on leida finantseerimist väikeste remontide jaoks,
ning lubade saamise protsessi raskus. Samal ajal viitasid vastajad, et on vaja selgeid suuniseid, finantsinstrumente, mis on kergevalt ligipääsetavamad ja jätkusuutlike meetmete paremat integreerimist igapäevase remondiga. See annab meile faktilise aluse Eesti uuringule ja annab selgelt otse oma panuse rahvusvahelisele uuringule ning võimalike soovituste koostamisele. So policies and legislation Poliitikad ja seadusandlus. for refurbishment of historical buildings. Need annavad raamistiku ajalooliste hoonete renoveerimisele, remontimisele. Eestis kaitsevad kultuuriväärtusi muinsuskaitseseadus ja ehitusseadus. Samal ajal me töötame ka energiatõhususe, süsiniku vähendamise ja ringkasutusega. Euroopa Liit nõuab täiendavat kihti, jätkusuutlikkuse eesmärgid tuleb viia praktikasse. Ehk nii riiklikud kui Euroopa Liidu reeglid loovad nii võimalusi kui väljakutseid. Probleemid tekivad siis, kui eeskirju rakendatakse liiga jäigalt. Lubade süsteem on liiga jäik, see tõstab küsimusi ja muudab kõik aeglaseks. Paindlikud juhendamised ja reeglid võimaldab hooneid paremini uuendada, kui seadusandlus tuleb ühtlustada jätkusuutlikkusega. Muinsuskaitse väärtusi tuleb säilitada ja samal ajal saavutada kliimaeesmärke. Administration Haldus määrab kindlaks, kuidas poliitikat rakendatakse. Eestis on vastutus jagatud muinsuskaitseasutuste, ehituse, järelevalve ja ka kohaliku omavalitsuste vahel. Ja lõpuks pole selge see, kes otsustab mida ja kuidas neid lubasid antakse. Nii et ebaselge vastutus ja aeglane reageerimine tekitab tõkkeid ja suurendab ka projektide kulusid. Ja omanikud ütlesid, et vilets kohustus, kommunikatsioon tekitab samuti probleeme. Ja positiivsed eesmärgid näitasid, et koordineerimine parandab asja. Ja kohalikes omavalitsustes oleks üks ainukene kontaktisik, siis protsessid läheksid ka kiiremini edasi. Ja selline ühe akna süsteem vähendab segadust ja kasvatab ka usaldust. Selged institutsionaalsed rollid ja töövood on väga tähtsad. Praktilised meetmed peaksid sisaldama ka kontrollnimekirju, lihtsustatud protseduure ja suuniseid, mis aitavad omanikel mõista juba ette, missugused nõudmised on. Oskuste puudus, see on väga suur väljakutse. Eestil on liiga vähe spetsialiste traditsiooniliste oskuste puhul, nagu näiteks tisleri töö ja müürsepa töö. Ja samuti on vaja teadmisi vähese süsinikusisaldusega renoveerimistehnikate jaoks. Koolitust on tarvis ja samuti on ka kohapealset, objektipealset mentorlust tarvis. Ja professionaalid peaksid jagama kogemusi oma kolleegidega, sealhulgas ka traditsioonilisi oskusi ja digivahendid mängivad samuti rolli. Näiteks internetipõhised õpiplatvormid muudavad õppimise kergemaks ja teadmised levivad kiiremini ja praktilised oskused on väga olulised. Ja workshopide abil on võimalik anda osalistele teadmisi ja testida ka seda, kuidas nad on seda omandanud. Kolleegide vaheline infovahetus, online moodulid, need kõik aitavad praktilisi oskusi ja teadmisi levitada ja tegelevad otseselt nende vajadustega, mis selles riiklikus uuringus välja tulid. Digitaliseerimine, see muudab info läbipaistvaks ja kättesaadavaks ja süstemaatilised digidokumendid muudavad tegevuse lihtsamaks, on võimalik jälgida kogu hoone ajalugu ja tegevust nende hoonetega.
ja sellised materjalipassid lisavad selgust juurde. Võimalikke materjale tuleks ka taaskasutada ja kui materjale tuleks kas parandada, taaskasutada või asendada. Ja siis on olemas veel nõuandeplatvormid, mis jagavad kogemusi, annavad suuniseid ja toovad omanikud profidega kokku. Ja põhiline õppetund on see, et kõik need seadmed peavad olema või vahendid peavad olema lihtsad ja juurdepääsetavad. Ja niimoodi digivahendite kasutamine vähendab ka säästu, jäätmeid. Ja nõnda on võimalik ka kestlikult renoveerimist korraldada. Rahastus on kõige suurematest väljakutsetest. Ette tuleb maksta ju väga palju kulusid ja omanikud ei taha siis võtta neid remonti ette. Ja väikseid laene ja grante on raske saada. Need instrumendid vähendavad tõkkeid ja muudavad ka remondi ja renoveerimise realistlikumaks. Ja kui on ka olemas soovitav kasutada selliseid spetsiaalseid sihipäraseid rahastusvahendeid. Ja samuti peaks siin ergutama ka rahastamise juures taaskasutust ja ringmajandust. Sest sageli visatakse materjalid lihtsalt ära, mitte ei kasutata neid uuesti. Kui me avaliku sektori ja erasektori rahasid kombineerime, siis me saame näidata, kuidas on võimalik kergemini edasi liikuda ja ka riske vähendada. Rahastamine peab olema ka läbipaistev ja kergesti kättesaadav. Nõnda siis muutuvad ka realistlikuks need valikud restaureerimise jaoks. Eesti juhtumiuuringud näitavad seda, kuidas praktilised tegevused võivad muuta restaureerimise kestlikuks ja pärandit austavaks. Hooldusprogrammid on vajalikud samuti energiaga seotud tegevused, nagu näiteks pööningute soojustamine ja nii edasi, aitavad vähendada energiakulu. Tuleks kasutada kohalikke vähese süsinikusisaldusega materjale, see vähendab jalajälge ja varasemate materjalide ärakasutamine vähendab jäätmeid ja ka kulusid. Ja need näitavad, et väikesed hästi planeeritud sekkumised võivad anda väga olulisi tulemusi. Ja remont, taaskasutus ja kestlikkus näitab, et need tegevused on rakendatavad ja mõistlikud. Ja meie uuringus tuli välja olulisi probleeme, oskuste puudujäägid, rahastusprobleemid, andmetega seotud puudujäägid ja ka seadusandlusest tulenevad probleemid. Ja see takistas nende muutuste elluviimist. Juhtumiuuringud olid küll väga väärtuslikud, aga ei kajastanud võrdselt kõiki gruppe ja andsid ainult osalise pildi. Ja sellepärast tuleb neid tulemusi ka ettevaatlikult tõlgendada. Aga siiski õppetunnid näitavad seda, et moodulkursused ja koolitus võivad aidata oskusi suurendada ja samuti saab kasutada vähesed süsinikusisaldusega vahendeid ja materjale. Rahastamine peaks olema sihipärane ja vähendama takistusi renoveerimiseks. Seadusandlus peaks olema seatud üles nõnda, et viivitusi on vähem. Digiandmed ja materjalide passid muudavad planeerimise ja ka jälgitavuse paremaks ja toetavad
majandust ja taaskasutust. Ja me hoolitseme, tulevad välja meil soovitused, et neid probleeme lahendada ja et renoveerimisest saaks kestlik valik. Võttes aluseks need probleemid, mis välja toodi, pakume välja 5 prioriteetset tegevust. Remondiprogrammid ja nimekirjad rutiinsete tööde jaoks tuleks kokku panna selleks, et saaks süstemaatiliselt täheneda nende teemadele. Võimekust tuleks kasvatada e-õppe moodulite ja kohalike pilootprojektide abil. Samuti peaks kasutama vähese süsinikusisaldusega tehnikaid ja materjalipasse tuleks kasutada ja nõuandekeskused võiksid olla ümberkasutamise kohta. Siis on neid võimalik ka kasutusele võtta kergemini. Väikesed laenud, avaliku erasektori projektid ja sihipärased laenud võiksid olla rahastamise juures eelistatud ning pilootprojekte ja katseid tuleks teha selleks, et demonstreerida lahendusi, suurendada enesekindlust ja ergutada rohkemaid renoveerimisi. Ja nii on olemas meil selgem teekaart selleks, et realistlikult hakata neid renoveerimisi läbi viima igapäevases praktikas. Ja kokkuvõte. Ja meie uuring näitab, et praktiliselt vähese mõjuga remontitegevused annavad parimaid tulemusi ajalooliste hoonete renoveerimisel. Ja toeks on siin selge juhtimine, kättesaadav rahastus, tugevad head oskused ja digivahendid. Ja Eesti uuring on seotud otseselt EU Repair materjalidega, annab oma panuse sellesse ja hoolitseb selle eest, et neid õppetunde kasutatakse kauem laiemalt. Ja kuna me oleme teinud seda ühetaoliselt teiste riikidega, siis me saame ka tagada võrreldavuse partnerriikidega. Kui soovite rohkem informatsiooni, siis osalege meie järgmistes üritustes ning võtke ühendust meie projektimeeskonnaga Eesti Kunstiakadeemias. Aitäh! Triinu. Aitäh, Triinu! Kas küsimusi on? Mul on väga konkreetne ettepanek nüüd. Suur tänu. Sa just näitasid seda, et kui sa hakkad asju arvutama, et mis on kellegi renoveerimise jalajälg, süsiniku jalajälg, siis tuleb välja, et odavam on igatahes renoveerida, kui midagi uut teha. Üle-euroopalised uuringud näitavad seda sama. Näiteks Norra Trondheimis tehti seda sama, et kui te vaatate detailsemalt asjadele juba sisse, siis tõesti on nõnda, et pärandipõhised lahendused on paremad. Oi, mulle meeldib see ka väga. Aga võttes arvesse seda, et meil on, et kell on 4 ja et suur tänu. 30 inimest on Zoomis, kes ikka meid veel kuulavad. Suur tänu Zoomi inimestele ka.